Kas oled kunagi ärganud tundega, et su jalad on rasked nagu pakud? Sõrmused ei tule sõrmest ära ja sokkidest jäävad sügavad vaod nahale. Või tunned hommikul, et liigesed on kanged? Ja isegi voodis tõusmine on raske. Paljud arvavad, et see on lihtsalt vananemine. Või halb päev. Aga tegelikult saadab su keha sulle signaale. Täna vaatame 3 võimalikku põhjust, miks keha hoiab vett kinni. Miks tekib lihaspinge ja väsimus? Ja miks liigesed valutavad ning millest su keha võib tegelikult puudust tunda? Võta kõrvale klaas vett või taimeteed. Ja vaatame selle rahulikult koos läbi. Alustame tursest, ehk vee kogunemisest jalgadesse. Muidugi mängib ka gravitatsioon siin rolli. Aga oluline osa on samuti naatriumi ja kaaliumi tasakaalul. Tänapäevane toit sisaldab sageli palju naatriumi. Ja see võib soodustada vedeliku kinnihoidmist. Tasakaaluks vajab keha ka kaaliumi. Soovituslik kogus on tarbida umbes 4700 mg kaaliumi päevas. Kuid kahjuks paljud inimesed ei saavuta seda taset. Headeks kaaliumi allikateks on avokaado, tumerohelised köögviljad ja marjad. Ja huvitav fakt on see, et banaan ei ole kõige rikkalikum kaaliumiallikas. Samuti on banaani suurimaks miinuseks tema suur suhkrusisaldus. Kui kaaliumi tarbimine paraneb, hakkab keha paremini reguleerima vedeliku tasakaalu. Paljud inimesed märkavad, et turse väheneb ja enesetunne muutub kergemaks. Kuid ka kaalium ei tööta üksi. Lisaks on vaja magneesiumi, et keharakud ja lihased töötaksid normaalselt. Kui seda on vähe, siis võivad tekkida krambid, pinge ja väsimus. Stress suurendab nende mineraalide vajadust veelgi. Headeks allikateks on kõrvitsaseemned, päevalilleseemned ja rohelised lehtköögiviljad. Mõnel juhul võib olla kasulik ka elektrolüütide lisamine. Eriti siis, kui toidus jääb neist puudu. Õige tasakaal toetab keha normaalset toimimist. On olemas ka üks vähem räägitud tegur. B1 vitamiin ehk tiamiin. See vitamiin on oluline närvisüsteemi jaoks. Kui seda on vähe, siis võib tekkida kipitus jalgades, rahutus ja unehäired. Suur suhkrutarbimine ja krooniline stress võivad B1 vitamiini taset vähendada. B1 vitamiin toetab närvide tööd ja aitab kaasa normaalsele vereringele. See võib mõjutada ka seda, kuidas vedelikud kehas liiguvad. Kui liigesed valutavad, arvatakse tihti, et vaja on rohkem kaltsiumi. Tegelikult on oluline vitamiinide ja mineraalide tasakaal. Ilma toetavate vitamiinideta ei pruugi kaltsium liikuda õigesse kohta. Oluline kombinatsioon on D3 vitamiini ja K2 vitamiini manustamine koos magneesiumiga. Nemad aitavad toetada luude normaalset seisundit. Suunavad kaltsiumi õigesse kohta ja toetavad lihaste ja liigeste toimimist. See ei ole kiire lahendus. Aga see on oluline alus tervise taastamiseks. Kordame nüüd üle need 3 sammu. Esiteks, lisa menüüsse rohkem kaaliumirikkaid toite. Teiseks, toeta oma keha magneesiumiga. Ja kolmandaks, kontrolli D-vitamiini taset, kui sul on probleeme liigestega. Sinu keha annab sulle pidevalt tagasisidet. Kui õpid seda märkama, saad teha väga suuri muutusi ilma arsti külastamata. Kui see teema sind kõnetas, jaga kommentaarides, millised on sinu vitamiinide ja mineraalide allikad. Kas peamiselt toidulisanditest või näiteks päikesest, ise kasvatatud toidust ja ravimtaimedest? Alati on huvitav teada, mis erinevate inimeste jaoks toimib. Kui video oli sulle kasulik, vajuta like ja jaga seda nendega, kellel võib sellest infost abi olla. Head tervist!